Korrapärane seedesüsteemi töötamine on tegelikult meie terve tervise alus. Mis on need ebameeldivad sümptomid, mida meist võib-olla kõik on korra elus kas või tundnud näiteks? Kas sulle on tuttav alakõhuvalu, puhitused, valulikud gaasid, spasmid, iiveldus, liikumatu elustiili tõttu või just sellise liikumatu töö tõttu, istuva töö tõttu tekkinud kõhukinnisused, samas kõhulahtisused ja neid sümptomid on tegelikult veel ja veel, mis sellist ebamugavustunnet meie seedesüsteemis siis esile kutsuvad. Kui nüüd edasi minna, siis mis on need komponendid, mis võivad põhjustada selliseid ebameeldivaid seedesüsteemi sümptomeid? Toidukomponendid, mis siis kutsuvad esile selliseid sümptomeid, on näiteks gluteeni, laktoosi sisaldavad toidud, kuumad vürtsid, erinevad suhkrud, liiga rasvased toidud. Samas väga oluline faktor lisaks toidukomponentidele on ka ju meie elustiil. Kas meil on liikuv elustiil, kas meil on istuv elustiil, mis harjumused meil on, kas me tarbime alkoholi liiga palju, kas me suitsetame, kas me sööme väga ebakorrapäraselt ja veel palju muud, kas meil on näiteks stressirohkeid perioode väga palju, kas me oleme tihti haiged, et kõik sellised sümptomid on väga olulised just selle korrapärase seedesüsteemi toimimise seisukohalt, et need kõik väga mõjutavad, kuidas me ennast igapäevaselt tunneme. Ja nii me siis mõtlesimegi Lambertsis, et toome välja mõned terviseabimehed, toidulisandid, mis tegelikult selliseid sümptomeid väga lihtsasti võivad leevendada. Siinkohal kindlasti ma tahaks ikkagi panna südamele, et kui teatud sellised kurnavad seedesüsteemi sümptomid on väga pikalt ja jätkuvalt meid kurnanud, siis sel juhul tuleks nõu pidada oma perearstiga või spetsialistiga, et välistada mõni haiguslik diagnoos. Aga kui me oleme kindlad, et selleks ei ole mõni haigus, siis toidulisandid on üks lihtsamaid viise, kus me saame iseendale appi tulla. Ja täna ma võib-olla räägingi sellisest levinumatest seedesüsteemi kurnavatest sümptomitest. Kõigepealt, kes on ka juba kuulnud näiteks sooleärritussündroomist, millega kaasnevad sellised sümptomid nagu pidevad kõhulahtisused, kõhukinnisused, soolte aeglustunud töö, jällegi valulikud kõhugaasid, valulikud spasmid alakõhus, siis siin tuleb meil appi ka juba uuringute poolt tõestatud piparmündiõli kapslid. Piparmündiõli on tegelikult teadupärast juba kasutusel olnud 3500 aastat ja just seedesüsteemi toetamiseks. Ja nüüd on ka uuringud lõpuks järgi jõudnud, kus siis uuringud näitavad väga mitmel tasemel, kuidas siis piparmündiõli seal olevate aktiivühenditega, nagu näiteks mentool ja teised lenduvad õli, saavad siis meie seedesüsteemi korrigeerida. Ja kõige olulisem osa siis piparmündil ongi see, et ta rahustab meie soolte tööd, soolte peristaltikat ehk siis sellist soolte liikuvust reguleerib väga hästi. Ja selle tõttu siis korrigeerib neid ebameeldivaid sümptomeid. Samas ta aitab ka väga hästi iivelduse puhul ja just selliste alakõhuspasmide ja valude puhul. Ja kui ma nüüd siin sooleärritussündroomist juba natukene rääkisin, ma sellel haigusel küll pikemalt ei peatu, kuid see seedesüsteemi tüütumaid haiguseid võib tekitada siis just neid erinevaid seedesüsteemi sümptomeid. Et siis näiteks üks abimees, mis on ka kurkum, milles sisalduv aktiivühend kurkumiin on põletiku vastaste toimetega ja selle tõttu samamoodi võib siis aidata just selliste erinevate põletikuliste soolte probleemide korral.
Ja siit edasi liikudes võtan ette ka sellise ühendi, nagu on ingver. Et ingveri kapslid tegelikult ja ingveri taim üldiselt on teada-tuntud kasutamiseks ka iivelduse puhul, selle leevendamiseks, mis tegelikult on ju ka seoses seedesüsteemi sümptomiga, aga ka näiteks kasutatakse võib-olla talvisel perioodil ka selliste viiruste ja haiguste puhul, ehk siis just immuunsüsteemi toetamiseks ka, mis on samuti õige. Kuid tegelikult ta väga hästi kontrollib meie soolte tööd just sellisel juhul, kui sooltes on vohama läinud nii-öelda halvad bakterid, ehk siis see mikrofloora on paigast ära ja selle tõttu meie soolte töö on oluliselt aeglustunud. Et siis siinkohal võib see ingver meile appi tulla. Nüüd, kes on tundnud kõhus raskustunnet, eriti siis peale söömist, aga ütleme, et teatud perioodidel me kipume siis üle pingutama just söömisega ja see tekitabki sellist raskustunnet kõhus. Ja see tähendab seda, et meie enda ensüümsüsteem ehk siis meie enda ensüümid ei ole piisavalt aktiivsed lagundamaks siis toiduaineid, mida me sööme. Ja selle tõttu tekibki see raskustunne, mis omakorda tekitab meie sooltes siis neid valulikke gaase ja spasme. Ja siinkohal siis saavadki aidata taimsed seedeensüümid, mis siis lisaensüümidena aitavad lagundada toiduainet toitaineteks, mis seejärel siis palju paremini imenduvad siis läbi sooleseina vereringesse. Oluline just on siin välja tuua see, et lambers kasutab ka just taimseid seedensüüme, ehk siis tooraine on taimne, mis tähendab seda, et see saaste kokkupuutepunkt ja kvaliteedi kontroll on oluliselt paremini siis tagatud, kui seda võib olla siis näiteks just loomse tooraine kasutamise puhul. Ja samuti inimese seedesüsteem tegelikult väga hästi võtab vastu need taimsed seedeensüümid. Et nende biosaadavus on oluliselt parem. Väga oluline osa meie seedesüsteemile ja mikrofloora tasakaalustamisel on probiootikumidel. Mõlemad, nii siis sellised põhilised bakteritüved, mis meie organismis ka juba seedesüsteemis esinevad, on lactobacillus ja bifidobakteerium. Need esinevad looduslikult meil ja samamoodi nende selline kogus võib seedesüsteemis väheneda, kui me oleme tihti haiged, kui me läbime mingit ravimikuuri, võtame antibiootikume ja üleüldse immuunfunktsioon on langenud, siis järelikult soolte mikrofloora on tasakaalust ära ja siis tulevad appi just need bakteritüved. Ja neid on ka kõige rohkem uuritud, mis tähendab seda, et just need kaks, lactobacillus ja bifidobakteerium elusbakterite tüved, tagavad siis meil selle tasakaalu seedesüsteemis. Siin järgmine probiootikum, mille puhul on siis tegemist probiootilise pärmiga, et see on nüüd eelkõige oluline just, kui on ka siis kas haigustest või muidu tekivad näiteks kõhulahtisused nii täiskasvanutel kui lastel, siis just see Saccharomyces cerevisiae, mis Boulardii sellise keerulise nimetusega probiootiline pärm aitab just leevendada seda kõhulahtisust, mis võib tekkida. Kui me nüüd sellest mikrofloora tasakaalust rääkisime, siis me ei tohiks ära unustada ka küüslauku. Et küüslauk, lisaks sellele, et tal on palju muid olulisi funktsioone, siis tegelikult küüslauk just reguleerib seda antibakteriaalset tasakaalu meie organismis ja samamoodi siis avaldab mõju sellele mikrofloorale, et siis seda tasakaalustada. Ja üks enim uuritud ja võib-olla ka uuringutes kõige rohkem tõestust leidnud on artišoki ekstrakt. Ehk siis artišoki on kasutatud väga pikaajaliselt seedimise üldise toetamiseks, aga tema kõige olulisem toime ikkagi tuleb tänu aktiivühendile, mis artišokis leidub, on tsünariin. Ja tsünariin siis stimuleerib nii-öelda seda sapi tootmist, mis samamoodi aitab siis just soolte tühjenemisele kaasa, et kellel on väga pikaajaliselt olnud kõhukinnisusega probleemi või väga aeglane soolte töö, siis artišok on see, mis just aitab kiirendada sel juhul seda soolte tööd ja just ka näiteks rasvase toidu seedimisele aitab artišok kaasa.
et läbi sapi siis tootmise tõhustamisele tema siis toimib. Veel üks huvitav asi, mida ei tohiks unustada, on selline tuulpurk, aga siin sees on siis FOS ehk siis fruktooligosakhariidid, mille näol on tegemist siis kiudainetega. Ja siin on nüüd tegemist prebiootilise kiudainetega. Ehk siis kui meil oma soolestikus on olemas head bakterid, mis tasakaalustavad seedesüsteemi mikrofloorat, siis just need kiudained, prebiotilised kiudained on nendele headele bakteritele söögiks või toiduks allikaks nii-öelda siis soolte bakteritele. Ja ka see peab olema tasakaalus, et need head bakterid peavad saama nii-öelda seda head toitu, mis siis tagab selle, et see mikrofloora tasakaal ja need head bakterid, et nendel oleks nii-öelda kõht täis ja et nende tasakaal kuidagi ei läheks paigast ära ja see kõik, see tasakaal siis just tagab meie selle immuunsüsteemi ka korrapärase toimimise. Veel korraks tahaksin peatuda ka vitamiinidel, et tegelikult ka vitamiin A-l ja mineraalainel, tsingil on väga oluline osa seedesüsteemi toetamisel, sellepärast, et need kaks ühendit või toitainet siis toetavad just seedesüsteemi limaskesta, aitavad seda siis taastada ja parandada, kui see on saanud kuidagi kahjustada, kas siis haiguste tagajärjel või siis mingite pikemate selliste seedesüsteemi kurnavate sümptomite puhul. Ja kindlasti, kui ise ei oska teha kindlat valikut, kuidas enda seedesüsteemi toetada, siis soovitan kindlasti rääkida spetsialistiga, kes leiab siis selle õige lahenduse. Ja ka meil Lambertsi kodulehel on olemas selline alaleht, et küsi apteekrilt, kus siis meie spetsialistid nõustavad väga täpselt vastavalt tervisemurest või sümptomist lähtuvalt, et kas saab meil siin mõni toidulisand tulla abi, kus me leiame leevendust või on põhjus kuskil mujal. Nii et hoiame oma seedesüsteemi korras, toetame seda ja seeläbi oleme ka ise terved ja tagame endale täisväärtusliku elukvaliteedi.